ja mis teeb selle erinevaks, siis on 4 sellist olulist tegurit. Esimene, suurem keerukus, sa pead rohkemate teguritega arvestama erinevate otsuste juures, erinevate juhtimistegevuste juures. Siis see sama piiratud nähtavus, millest ma just äsja rääkisin, ma ikkagi ei näe kõike ja isegi kui ta mul siin kaamera ees ütleb, siis ta võib siin nurga taga teha niimoodi. On ju nii? Ega sa ei saa sellest aru, kui ta sulle seal tasakesi ütleb, et jaha, aga tuhkagi ma sul seda, et võtan. Kultuuride mitmekesisus, ehk tõesti, et inimesed tulevad erinevatest töökultuuridest, olgu nad siis omamaised või välismaised. Ja puudega kommunikatsioon, et kõik need kommunikatsioonivahendid, mida me kasutame, teatud määral siiski filtreerivad. Ja tekib selline väikene, sellepärast, et kas või see sama, mida ütlesid, et kaob ära emotsioon. Sest me anname ju informatsiooni edasi mitte ainult sõnadega. Me anname edasi ka oma intonatsiooniga, kõnemaneeriga, oma kehakeelega. Kummaga me rohkem anname? Kas sõnadega või kõige muu? Tähendab, et see on umbes selliselt, et kas ta oli 70% on kõik muu ja 30% on sõnad. Kui mul nüüd õigesti meeles on. Sest neid tegelikult on erinevatel autoritel on erinevat, aga selline kuskil keskmine on, mis on toodud välja, et informatsioon, mida me edasi anname, on 30% sõnaline ja sõnadega edasi antav või ülejäänud on kehakeel ja kehakeel, intonatsioon ja muu. Ja nii ta on, midagi teha ei ole. Aga see kaob ära, osaliselt. Natukene päästab meid muidugi see sama videokonverentside pool, aga see mitte täielikult.